Karol, esimese pool tundi ligi 10,5-kuulise pausi järel, mis tundega platsilt ära tulid? No ikkagi väga hea tundega, et pikk periood on selja taha jäänud ja olen sellest raskusest üle saanud, et suur tänu kõigil, kes mind sellel teel toetasid ja ei ole olnud lihtne. Kuidas täna meeskonna esitusega rahule jääd? Ma ütleks, et kaks erinevat mängu oli täna reaalselt, et esimene poolaeg pigem ei õnnestunud ja teine poolaeg oli nagu selline, milline tahaks, et oleks ka esimene poolega olnud, et julge ja ettepoole mõtlev, jõudsime hästi duellidesse, tekitasime võimalusi, et selles mõttes, et oligi minu jaoks nagu kaks erinevat mängu, et jah. Mida tuleb teha teisiti, et edaspidi oleks rohkem selliseid teisi poolaegasid ja vähem seda esimest, et kuidas sinna duellidesse kiiremini jõuda, kuidas paremini ettepoole mõelda? Ma arvan, et siin on ka mingil määral ikkagi see survefaktor, et kui seis on 0-0, siis alateaduses sa tahad seda hoida ja kaitsta ja nii edasi. Et kui seis on 2-0, sa võib-olla lased mingisuguse pingi endast välja ja siis sa muutud vabamaks ja muutud rohkem nagu enda nägu, et ma arvan, võib-olla see võis olla täna see, et me peame suutma ka 0-0 pealt näitama, milleks me oleme võimelised, et see peab olema nagu meie selline stardipunkt, nagu oli see teine poolaeg, et sellega võib rahul olla mänguga tervikuna, nagu ma ütlesin, kaks erinevat poolaega. Viimase 20 minuti pealt julgen öelda, et on vist päris okei minna Moldova vastu, see just viimase 20 minuti pealt. Kindlasti, et väga tähtis oli see mäng lõpetada nagu hea emotsiooniga, et saime värava, Rauno väga tubli, et värava ees noolis seda võimalust ja sai selle, et kindlasti on hea minna sellise õnnestumisega siis nii-öelda vastu Moldovale, et jah. Kas protokoll lubab Karol Metsal Moldova mängus äkki ka põhikoosseisu kuuluda? Siin peatreener Henn mainis ühte protokolli. Eks me oleme Jürgeniga rääkinud, et ma olen üldse Jürgenile väga tänulik, et ta pärast 10 kuud mulle andis selle nii-öelda comeback mängu, et tõesti siiralt tänulik tervele staffile, aga jah, ma ütlen, et mingisugune protokoll on, mida peame jälgima, aga see lubab ka põhikoosseisu panekut, aga siiski peame olema nagu targad.